Kupongid ja kinkekaardid e-poes. E-poes on võimalik lisada nimekirja kinkekaartidest või luua või genereerida terve nimekiri sooduskuponge. Seda saab seadistada e-poe seadetelt. Võtame e-poe seaded ja päris alla ääres on allahindluse seeria. Antud hetkel ei ole meil siin ühtegi seeriat. Loome esimese seeria, lisaseeria, anname talle mingi nimetuse, näiteks allahindlus, siin juba üks valik olemas, allahindlus 10%. Nüüd me saame valida, kas tegemist on kinkekaardiga või kupongiga, et kinkekaart on konkreetne summa, sellisel juhul jätame selle linnukese siia summa peale. Kui me tahame anda nii-öelda kupongi välja, kus on allahindlusprotsent, siis valime siit protsendi ja paneme näiteks, nagu meil oli nimes kirjas allahindlus 10%, paneme siia 10. Salvestame. Teise keele jaoks on see vaja ka lisada siia. Algus on praegu sama. Salvestame. Ja nüüd on vaja genereerida kuponge. Ütleme, piisab näiteks 10 kupongist. 10 allahindluse kupongi. 10 ja genereeri. Nüüd on meil loodud 10 allahindlusega kupongi. Ja kui me võtame siit näiteks kõige esimese, kopime, lähme nüüd ostu kliendina, te olete selle kupongi kellelegi kliendile nüüd välja andnud sellise numbriga. Ja nüüd klient läheb e-poodi ostma. Teeme näitlikult ühe ostu siin läbi. Valime siit ühe toote, paneme ostukorvi. Nüüd tekib teil siia juurde selline väli nagu kupongi number. Seda kupongi number välja ei ole siis, kui teil ühtegi vaba kupongi olemas ei ole või kinkekaarti. Paneme selle numbri siia. Ja nüüd on vaja ka transport valida. Nüüd seda allahindlust ei arvutata kohe siin ostukorvis, vaid alles peale tellimuse kinnitamist. Kinnita tellimus. Ja nüüd on näha, et toode, mis maksis 10 euri, nüüd on lisatud siia ka allahindluse kupong, mis annab talle 10% allahindlust ehk antud ostukorvi summa pealt siis 1 euri. Seda näeme ka e-poes. E-poe tehingute all. Kõige viimane tehing on näha, et on 3 asja siin sees. Ja üks neist on allahindluse kupong. Minnes nüüd siia kupongi lehele tagasi e-poe seadete all, näita seeriaid, meie allahindlus 10%. Ja nüüd on näha, et see esimene kupong on meil kasutatud ja keegi enam sama numbriga uuesti osta ei saa. Võtame selle koodi uuesti korra mällu ja proovime, kas me saame seda uuesti kasutada e-poes kliendina. Lisame uuesti toote ostukorvi. Valime transpordi ja lisame kupongi numbri. Kinnita tellimus. Siis nüüd e-poed ütleb, et allahindluse kupong on juba kasutatud.
täpselt samamoodi toimib ka kinkekaart. Teeme näiteks ühe kinkekaardi ka läbi. Võtame e-poed, uuesti e-poe seaded, näiteseeriaid ja lisame siia alla nüüd uue seeria. Paneme talle nimeks kinkekaart 10 euri. Nii, paneme näiteks siia sama nime praegu. Ja nüüd tuleb meil võtta juba konkreetne summa. Paneme siia 10 euri. Miks salvesta. Teeme neid kinkekaarte ka. 10 tükki. Genereeri. Võtame siit näiteks teise kinkekaardi koodi ja lähme ostma. E-pood. Lisame siin antud juhul neid tooteid natuke rohkem kui üks. Näiteks paneme siia 3 särki. Kogusumma on 30 euri. Paneme transpordi. Lisame kinkekaardi sellise numbriga, mis peaks andma meile 10 euri allahindlust kogu ostukurvi summa pealt. Kinnitame tellimuse ja ongi näha, et kui algselt oli ostukurvi summa 30, siis nüüd lisades kinkekaardi kupongi, mille väärtus on 10 euri, saame 10 euri võrra allahindlust.